Mis puudutab Iraani, siis kui kindel te olete, et sellel nädalavahetusel sõlmitakse leping? Sest te olite juba lähedal tehingu sõlmimisele, aga viimasel hetkel see lagunes ja nüüd, kas see juhtub? See võib juhtuda varsti, võib-olla juba sel nädalavahetusel. Ja kas kõrgein juht kiitis selle kokkuleppe heaks, härra? Ma saan aru, et vastus on jah. Ja kui see kokkuleppe allkirjastatakse, kas Ameerika Ühendriigid tühistavad blokaadi kohe? See on tõsi, see on osa kokkuleppest. Ja naftahinnad kukuvad järsult. Iraan satub paanikasse pärast seda, kui režiimi narratiivi jaoks alandav rahuleping lekib. Reedel 12. juunil 2026 avaldas Iraani agentuur MER väidetava vastastikuse mõistmise memorandumi üksikasjad Ameerika Ühendriikidega. Iraan ei paista enesekindla suurvõimuna. Ta paistab olevat see, kes palub kiiret leevendust, palub juurdepääsu külmutatud rahale, palub sanktsioonide peatamist, palub sõjalise surve lõpetamist ja püüab just need teemad arutelust kõrvale jätta, mis tema nõrkust kõige enam paljastavad. Donald Trump karmistab survet, sest majandussurve, blokaad Pärsia lahe ümbruses ja surve Hormuzi väinale sundisid režiimi otsima läbirääkimiste teed. Mida režiim püüab varjata? Miks sai külmutatud rahast keskne tingimus? Kuidas muutis Donald Trump läbirääkimiste laua poliitiliseks lõksuks Iraani vastu? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. MER-i avaldatud lekkes räägitakse 14 artikliga memorandumist. Versioon, mis on omistatud Iraani meeskonnale lähedal seisvatele allikatele, mainib relvarahu mitmel rindel. Ameerika Ühendriikide kohustus mitte sekkuda Iraani siseasjadesse, sanktsioonide peatamine, Hormuzi väina taasavamine, Ameerika vägede väljaviimine lähedal asuvatest piirkondadest ja uute tuumaläbirääkimiste alustamine. Teherani propagandas kujutatakse seda kui partnerlust võidupakett. Tegelikult näitab see, kuidas režiim püüab enne surve all sündinud läbirääkimistega nõustumist saada endale tagatisi. Dokument ei ole veel lõpliku allkirjastatud kokkuleppena esitatud. Iraani võimud on märkinud, et tekst vajab pädevate asutuste ülevaatamist ja heakskiitu. Enne kui läbirääkimiste poliitiline hind Iraani tänavatele jõuab, püütakse avaliku arvamuskontrolli all hoida. Trump astub sellesse loosse nagu keegi, kes hoidis survet peal, kuni vastane palus hapnikku. Ameerika valitsus töötab selle nimel, et muuta memorandum kontrollitud pausiks, avades tee tuumaläbirääkimisteks, Hormuzi väina taasavamiseks ja külmutatud raha kontrollimiseks. Erinevus kahe versiooni vahel seisnebki just selles. Iraan tahab esitleda sanktsioonide peatamist kui võitu. See muudab kõike. Kui raha ei vabastata piiranguteta, kui ressursse arutatakse etappide kaupa ja kui Hormuzi väina avamine muutub režiimi kohustuseks, muutub Iraani väidetav võit raskesti kaitstavaks järeleandmiseks. Kõige paljastavam osa lekkinud infost on nõudmine külmutatud vahendite vabastamiseks. Iraani võimud olid juba varem nõudnud, et poole blokeeritud summadest vabastataks kohe, kui kokkuleppele jõutakse. Teisel rindel rääkisid läbirääkimistega seotud allikad vaidlusest miljardite dollarite üle, mis seisavad välismaa pankades. Iraan soovib kiiret juurdepääsu. Ameerika Ühendriigid soovivad vabastada raha etappide kaupa rangemate mehhanismidega ja kasutada seda ainult konkreetseteks vajadusteks. See erinevus on oluline. Teheran ei küsi raha sellepärast, et tal oleks mugav. Ta küsib raha, sest majandus tunneb sanktsioonide, sõja, isolatsiooni ja raskust müüa naftat ilma poliitilise hinnata. Režiim püüab seda nimetada suveräänsuseks, kuid tegelikkuses ollakse rahast sõltuv. Hormuzi väin on samuti muutunud keskseks elemendiks. Lekkinud info räägib taasavamisest kuni 30 päeva jooksul koostöös Iraaniga. See klausel ei ole tehniline detail. Kui Iraan nõustub taasavamist arutama, tunnistada ka, et rahvusvahelise laevanduse lämmatamise strateegia on jõudnud piirini. Teheran püüdis muuta Hormuzi oma trumbiks. Trump muutis Hormuzi tõendiks, et režiim peab taanduma, et mitte kriisi üksi kinni maksta. Naftasanktsioonide klausel näitab sama liikumist. Iraan tahab müüa, raha saada ja hingata. Trump teab seda. Seetõttu ei saa sanktsioonide üle peetavat arutelu võtta kui tasuta kingitust. Poliitilisel tasandil on sanktsioonid hoovaks. Washington arutab leevendust ainult seetõttu, et see tööriist on toiminud.
kui režiim nõuab sanktsioonide peatamist kui tingimust edasiliikumiseks, tunnistab ta, et surve on haiget teinud. Iraan püüab jätta raketiprogrammi arutelust välja ja piirata arutelu uraanimaterjalide saatusega. Rikastatud uraani rikastamine, sanktsioonid ja majanduse ülesehitamine. Teherani jaoks on rakettide ja liitlasrühmitustele toetuse päevakorrast väljajätmine narratiivne võit. Trumpi jaoks avab see leke aga teise tõlgenduse. Iraan vältis teemasid, mida ta kõige rohkem kardab arutada. Kui režiim püüab valida, millised teemad võivad läbirääkimistesse kaasatud olla, näitab ta, kus on tema kõige nõrgemad kohad. Iisrael jääb pingete keskmesse, sest iga kokkulepe, mis hõlmab Iraani, Liibanoni ja relvastatud rühmitusi, mõjutab piirkondlikku julgeolekut. Iraani versioon räägib viivitamatust ja püsivast relvarahust kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. See detail näitab, et Teheran ei pea läbirääkimisi ainult enda nimel. Režiim püüab kaitsta oma mõjuvõrgustikku ja leevendada piirkondlike liitlaste kurnatust. Kui Iraan paneb Liibanoni ja vastupanurühmitused ühte patta, tunnistab ta, et tema välispoliitika sõltub paralleelsetest rindetest. Trump, tõmmates kokkuleppe laiemasse raamistikku, sunnib Teherani paberile panema selle, mida varem tehti varjus. Teine lekitatud lõik räägib Iraani ülesehitamisest, mille väärtuseks hinnatakse vähemalt $300 miljardit. See nõue on poliitiliselt plahvatusohtlik. Tugev režiim ei kuuluta maailmale, et vajab miljardilist ülesehituskava, et august välja tulla. Võidunarratiiv põrkub selle vastuolu otsa. Kui Iraan nõuab ülesehitamist, siis see tähendab, et ta on kannatanud kahju, kaotanud võimekust, peab taastama oma struktuuri ja püüab välja kaubelda kompensatsiooni, et sisemiselt müüa võiduka vastupanu ideed. Prioriteet on takistada tuumarelva loomist, avada taas Hormuzi väin, kontrollida raha ning vältida, et režiim kasutaks sõda ülemaailmse turu šantažeerimiseks. Läbirääkimistel on mõte ainult siis, kui need on survevahend. Kui sellest saab piiranguteta voli, siis on see viga. Seetõttu huvitab konservatiivset baasi just kontrollitud vabastamise versioon, maksimaalse surve säilitamine ja nõudmine, et enne mis tahes laialdast kasu oleks täitmine tagatud. Ringluses olevates teadetes mainitud 60-päevane periood avab akna režiimi testimiseks ilma kõike korraga loovutamata. Kui Teheran täidab tingimused, liigutakse edasi. Kui tingimusi ei täideta, saavad sanktsioonid taas vastuse keskpunktiks. See lahendus takistab Iraanil muuta memorandumit alaliseks pääsuloaks. Just selles vastasseisus ilmneb kokkuleppe tõeline olemus. See ei ole romantiline rahu, see ei ole diplomaatiline embus. See on karm läbirääkimine režiimiga, mis tahab majanduslikult hinge tõmmata ja päästa oma mainet oma rahva ees. Mina olen Milson Alves Globaal ja minu eesmärk on hoida sind iga päev hästi kursis sellega, mis on tõsi. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.